Tere hommikust, kell on 7:51. Ma olen siin Izmitis Anteema juures. Adel ärkas kell 7 ja kõik alles magasid, nii et me otsustasime minna mänguväljakule, kuna päeval siin on ikka nii palav, et mänguväljak läheb nii kuumaks, et siis me ei saagi mängida. Ja Adel, mis arvad sellest, kus me lähme mängima? Kuidas sa magasid? Kuna kell on alles 8, siis ei ole nii palav, kuigi hakkab päris palavaks minema. Ma korra vaatan, 21 kraadi on ja pärast tuleb 30 päeva jooksul. Aga ikkagi niimoodi, et kogu see plastmass siin peal läheb nagu nii kuumaks, et põhimõtteliselt ei saa siin tegida. Praegu siin on küll vari, aga päikse käes see läheb päris kuumaks. Anteema on pärit küll Musta mere äärest, aga praegu ta elab siis siin Izmitis, Kocaeli provintsis ja siin on selline suur tööstuslinn. Kiisu tuli. Kiisu. Kiisu tuli. Pood tehakse alles kell 9 lahti. Jah, võtmed, meil ei ole võtit on vaja. No lähme jalutame siis veel pool tundi, on ju. Kuna pood oli kinni, siis me tulime Izmiti kõige suuremasse linnaparki, Seka parki. Ja Seka park rajati kunagise paberivabriku kohale ja selle paberivabriku nimi oligi Seka ja selle järgi siis on ka nüüd nimetatud seesama park. Siin saab jalutada, rattaga sõita, paadiga sõita, meid just kutsuti kalale. Ja siis siin on selline hästi pikk promenaad, käib kilomeetrid edasi, seal on kohvikuid, poode, selline tore koht. Nüüd me natuke jalutame siin, ootame kuni pood lahti tehakse ja siis lähme tagasi, on ju? Mänguväljakuid on ka hästi palju, lastel on siin hästi palju tegevust. Aastal 1999 toimus Izmitis suur maavärin, magnituud oli 7,6, kuskil 17 000 inimest hukkus, ligi 50 000 sai vigastada ja 100 000 jäi kodutuks. Ja see piirkond siis Plažolu, kus Anteema elab, see piirkond sai väga tõsiselt kannatada. Ja ka tänaseks on see täiesti üles ehitatud, uued hooned. Need uued hooned on ehitatud siis uute kriteeriumite järgi, et see ei tohi olla rohkem kui 5 korrust, kui ma ei eksi. Ja siis need peavad olema nagu maavärina kindlad. Olen nüüd jõudnud tagasi koju, Adel vahepeal jäi magama. Siin minu selja taga on Anti vanemate kodu. Nemad kolisid siia peale seda maavärina. Valmistame hommikusööki. Me paneme siin erinevaid juuste, siis me teeme türgi vorst, suitsuks, seda peab ennist küpsetama. Naabrid tõid meile siia kiigu Adelile ja väiksed toolid. Linda ikka magab, mina teen hommikusööki. Oliivid, siin on halva, juustu, kaimak ja mesi, oliivid, tomat, suitsuk, mida ma praadisin, muna, fetajuust. Kus me lähme? Kullapoodi. Kullapoodi, mis kullapood on türgi keeles? Ujumtsusse me lähme iga kord kuidagi. Kogu aeg mul läheb see kaelaga ja kaitsi lapsed tõmbavad ja ma saan parandada ja eelmine kord ma tahtsin osta endale kõrvarõngad. Aga näita, kui ilus kõrvarõngad nõustus. Ilusad ja Antil oli vaja sõrmus ära vahetada, aga ta tahab uuesti seda vahetada, sest et tal läks seda katki. Kui tuleb koht. Jaa, siin on see, kus me abiellusime. Me oleme Izmitis ja Izmit oma vananimega Nikomedia. Ta on üle 2300 aasta vana linn, mille rajas umbes 264 enne Kristus Bitüünia esimene kuningas Nikomedes esimene. Ma olen mitu aastaid siin elanud. Siin on minu lemmikkaamerafirma pood. Oled sa teadnud seda? Ja ma nägin Google Mapsist, kui ma vaatasin. Lähme vaatame. Lähme.
noh, kõik kiidavad Sony, aga vaatame, kas Fujifilmil on ka midagi pakkuda. Küsime Onnude käest. Meil on sükke puuda teil. Vaatan, endal on small rate, kõik on olemas. Tasustan saabi Mis ei Fujifilm hastası da kaç sene İzmit'te yaşadım. Şimdi yaşamıyorum artık ama burada böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Hatta siin on näha Türgi seda genuine fake kultuur nagu, et nii hästi iga uus asi, mis ma arvan, Nike poes on nad veel ei tulnud, aga nii nad on juba siin. Nüüd me ei jõudnud nii-öelda kesklinnasse, kus on see kuulus jalutamine tee. On see õige? Jalutustee. Jah, ma tahtsin seda öelda alguses, aga muutsin. Siin on see kuulus jalutustee, kus on kindlasti garanteeritud, et üks nendest puudest, üks väike liinükene sitab su peale. Kus sulle juhtus ka esimene kord, kui sa tulid siin? Mulle juhtus ka, et Izmiti liinükesed ei jätta sind rahule, kui sa oled esimene kord siin ja jalutad sellel teel, kõnnid läbi, kindlasti sitab su peale. Kuulus Izmiti lemmikjäätiskoht. Et ma loodan, see ei muutnud viimane aastate peal. Et see on ikka siin, aga juba näed, rahvas isegi rietuvad sellised roosa rietised, et valmis olla ja osa võtta sellest ilusast jäätispoest. Ja teil on ka roosas valmis oma jäätis sööma. Vau, Adel jaita oma jäätis. Vau, hea tisu. Hea tisu, kallis. Millest meelest ära? Mida? Mis sa tahtsid? Japan Birdland. Soosist tärmisi? Jah. Soosist järjest. Oi, aitäh selle. Vau, Adel, vaata minu oma. Umbes 5000 tonni kulda, mis teeb sellest ühe maailma suurima eraisikute kullareservi. Ja kullal ei ole roll ainult pulmades, vaid on ka säästmisel näiteks või siis kingitusteks kasutatakse kulda hästi palju. Osmanite Izmit oli strateegiliselt väga oluline koht, sest tema oli Konstantinopool ja Anatoolia vahel üks väga oluline peatuspaik. Siin on kirjas, et seda mošee tehti Osmanite kõige kuulsam arhitektuuri käest ehk Mimar Sinan. Et tema ehitas seda aasta 1576. See mošee kahjuks elas 2 tulekahjud ja 5 maa. Ja ikka seisab siin. Ja ikka seisab siin. Kas sulle meeldis või? Siin minu taga on Izmiti kellatorn, mis on selle linna sümbol ja siit avaneb vaade kogu Izmiti lahele. See kellatorn ehitati 1901. aastal sultan Abdulhamid II 25. trooni aastapäeva tähistamiseks. Lisaks on sellel kellatornil väga huvitav detail, sest siin on 3 kraani, kus juba Ottomani ajal mööda käijad said juua. Proovime, kas see kõlbab joomiseks. No, maitse kõige parem ei ole, aga ma õhtul vaatan, kas jääb ellu. Tänapäeval külastavad seda kellatorni inimesed, kes tahavad siin istuda, puhata ja vaadet nautida. Eriti on see popp koht päikeseloojangu nautimiseks. Nüüd me oleme selles hotellis, kus see noor paar sai kokku pandud. No tegelikult me abielusime juba Izmiris ära. Peaaegu 6 aega, natukene vähem kui 6 aega Izmiris, teises linnas Türgis, kus me oleme õppinud. Me abielusime seal nii-öelda legaalselt. Tramm läheb seda. Ühesõnaga abielusime sellises kohas nagu Õnnepalee Eestis, et siis ametlikult meil oli ainult meie ja tunnistaja ja siis siia me tulime tegema pulma. Meie pulmad olid siin. No me kahjuks sisse ei saa. Aga kui me leiame, viskame sinna paar klipis ennast. Kuidas ma tean? Kus Liina teeb? Ja seal on selline saal siis, nagu hotellides ikka, kus korraldatakse erinevaid üritusi. Ja seal oligi siin teisel korrusel kohe. Seal on rõdu ja rõdul on ilus vaade siis Izmiti lahele. Inimesed tegid päris palju suitsuse. Suitsetasid ja seal sai nagu vaadata merd ja päikeseloojangut.
no siin ma mõistan, sul oli kõhus beebi, aga keegi ei andnud mulle alkoholi. Oma pulmast ühtegi troppi ei joo. Mitte, et ma oleks mingi alkoholik, aga no oma nagu pulmast ka võiks natukene ja me ööbisime ka siin samas hotellis Eesti külalistega ja meie pulmaöö oli niimoodi, et me olime mõlemad nii läbi, et me istaksime ja ma lihtsalt seletan meestele, et sa mõtled, et see on mingi, või naised arvavad, et see äkki triimi nagu öö tuleb, aga kui sa Türgi pulma teed, põhimõtteliselt kui naine läheb sinna Türgi juuksurisse oma juuksed tegema, see on terve õhtu, sa paned lihtsalt üks odav pudel juuksepalsami, kallad igal poole ja võtad need klambrid ära. See on sinu terve öö. Ma tegelikult arvan, et Eesti pulm on sama väsitavast, vahest panevad mitu päeva järjest pidu ja see on pohmelne ja siis ka ei ole midagi väga romantilist seal. Ma ei tea, kui inimesed küsiks minu käest, kuidas sinu selle esimene öö oli, mina mäletan ainult klambrid ja odav balsaamile. Ma mäletan, et see toas oli suitsuhais. Muidugi. Ma olen Türgis, muidugi ma lõhna suitsuhais. Aga okei, saite teada ka. Kui te tahate odavalt abielluda. Otelaasja. Ma ei tea, kas on odav. Odav ja kvaliteetne. Me ei teagi odav. Ei olnud odav. Ma ei tea, miks ma niimoodi ütles. Suitsulõhn pani mind mõtlema, et see oli odav. Aga me nüüd lähme, võtame trammi.